Tere! Täna paneme näole Turblissi turbamaski. Turbamask kosmeetikatootena on väga tõhus, aga seda ainult juhul, kui seda õigesti kasutada. Täna panemegi nahale Turblissi bioaktiivset turbamaski kõikidele nahatüüpidele, et õppida, kuidas siis seda kõige õigem teha oleks. Alustada tuleb kindlasti sellest, et nahk peab olema niiske. Kõige parem on selleks kasutada Turblissi bioaktiivset rabatoonikut. Sellel on ka väga mugav spreiotsik, aga kui rabatoonikut ei ole käepärast, siis võib kasutada täiesti puhast vett. Seda võib panna samuti spreipudelisse või siis kasutada niiskeid sõrmi. Koonerdada siin kindlasti ei maksa, sest mida niiskem on nahk, seda paremini turbamaski peale kanda on ja samuti on ka tema toime palju tõhusam. Ja peale naha niisutamist tuleks vaadata välja endale mõni pintsel või spaatel, aga loomulikult võib alati kasutada ka sõrmi. Kõige olulisem rusikareegel peale selle, et nahk peab niiske olema, on see, et turbamaski kiht peab olema nii paks, et nahk ei kuma läbi. Peale kandmisel arvestame muidugi ka sellega, et silmaümbruspiirkond jääb ilusti välja, kuna turvas on väga bioaktiivne ja paneb mikrovereringe nahas väga tugevalt tööle, siis võib tekkida kasutamisel kerge punetus ja sellest punetusest ei maksa ära ehmatada. Et see punetus on igati normaalne, aga võib-olla silmaümbruses on ta lihtsalt liiga intensiivne. Peale turbamaski peale kandmist tuleb kindlasti maski natukene niisutada, et tagada kindlasti see, et mask oleks terve peal olemise aja niiske. Nii, ja kui 10 minutit on möödas, siis tuleb mask maha võtta. Seda võib teha täiesti klassikaliselt loputades seda kraani all, võib ka duši all alati minna, aga võib ka seda teha niiske rätikuga. Mahavõtmise võib alati lõpetada jälle rabatoonikuga. See niisutab nahka ja annab hea enesetunde ja väike punetus nahal peale maski kasutamist on täiesti normaalne.